Nii, ma sain kinnitust ka oma kõne pealkirja suhtes natuke arvu läbi. Siin on, ma ühe sõna muudan, pärast sa näed. Aga igal juhul on hea koos olla ja jagada sõna. Mu tänase kõne pealkiri on Kas tead ilu saladust või ilu olemust? Nii nagu öeldakse, et brand new jälle täiesti uus kõne. Ja ma tahaksin kutsuda kaasa Estri raamatusse. See on raamat, mida sa võib-olla oled lugenud, aga võib-olla ka ei ole lugenud. Sõltub sellest, kui kaua sa oled kristlane olnud ja see on päris põnev lugu. Nüüd, iga looga on üks eellugu ja tegelikult see esimene peatükk räägib lahti meile eellugu natuke, et ma aru saaks sellest. Ja siin on kirjutatud nii. Ja see sündis Ahasveerose ajal. Jutt on ühest kuningast. Selle Ahasveerose, kes valitses Indiast Etioopiani 127 maad. Neil päevil, kui kuningas Ahasveeras istus oma kuninglikul aujärel Suusani palees. Oma valitsemise 3. aastal tegi ta võõruspeo kõigile oma vürstidele ja sulastele. Seal olid Pärsia ja Meedia võimukandjad, ülikud, maavalitsejad olid tema juures. Ta näitas oma kuningriigi suurust või määratud rikkust ja oma võimu, seda hiilgust palju päevi, 180 päeva. Kujuta, et see pidu 180 päeva. See läheb, wow. Aga siin on mõned huvitavad mõtted, mida me veel toon juurde. Juua anti loomulikult veini selle ühiskonna kontekstis. Juua anti kuldkarikaid, karikad olid mitmesugused ja kuningliku veini oli palju kuninga kohaselt. Aga joomisel kehtis korraldus, pane tähele, et sundsust ei ole, sest kuningas oli seda kinnitanud kõigile oma koja ülemaile, et igaüks võib teha, nagu temale meeldib. Ja kuningana Vasti tegi peo ka naistele kuningas Ahasveerose kuninglikus kojas. Nüüd, need salmid peaks meile lahti maalima ühe tohutu pildi. Tuleme mõne fakti juurde ennem, kui me sisusse hüppame. Kujutad see ette kuningas, kes valitseb 127 maad. Täna ei ole sellist kuningat olemas, kellel oleks 127. See on, ma ei tea, kas on liiandus öelda pool maakera või läheb natukene vähem, kuidas meil geograafia tundmised on. 127 maad. Ma ei tea, kui palju järgi jäi. Palju täna on riike? 200. No tublisti üle poole. Me ei tea isegi, kui palju tol ajal lõplikud neid maid oli, aga see valitsusala on väga suur. Nüüd, võib-olla sa mõtled, miks ma lugesin sulle need salmid, enne kui me siia lukku üldse raamatusse sisse vaatame, on see, et see annab teatud infot kuninga kohta. Esiteks, mina näen seda, et ta on helde. No ma ei tea, kui palju täna kuningad teevad 180 päeva pidu. Eriti ei ole isegi need, kes on jõukad. Samas, ma näen seda, et see kuningas ei olnud mingi selles mõttes depoot või diktaator, nagu me täna nimetame mingeid nimesid. Ta oli igati mõistlik, sest ta ei pannud mingeid ekstra tingimusi. Näiteks juba see, et on täiesti vaba, kas sa võtad alkoholi või võta, see räägib sellest, et tegelikult ta oli mõistlik mees, vähemalt mulle räägib. Ma loodan, et sulle ka, et sa ja need iseloomustada sellised ja me võime mõista, et ka tol ajal oli olemas täiesti heaolu ühiskond. Kui sa vaatad seda, siis siit tuleb välja vähemalt, no võib-olla sa ütled, ainult teatud inimeste grupp oli heaolus, aga kui ma vaatan ka seda, siis ega ta alluvate suhtes ei olnud ka, siin ei öelda, et pead lendasid ja kõik kõndisid nööri pidi, vaid tegelikult temast maalitakse üks pilt kuningast, kes oli väga mõistlik. Ja võib-olla sa mõtled, miks ma sulle seda räägin, see on hea teada sissejuhatus, sest see on sissejuhatus. Nüüd, et kõiki kirjakohti sulle mitte ette lugeda, siis lühidalt öelda, selle kuningaga juhtub midagi, mis juhtub elus. Ja see on midagi, et kuningas tahab olla uhke positiivses mõttes oma kuninganna, oma naise üle. Ja kui sa loed seda, siis
kuningas saatis käskjala, et kuninganna võiks tulla nende ülikute, nende vürstide keskele ja näidata oma ilu ja sa võid seda hiljem lugeda, 11 salmist öeldakse, sest ta oli ilusa välimusega. Aga kui sa oled raamatuga kursis, siis sa tead, et juhtus midagi. Ja nimelt see kuninganna, kelle nimi on Vasti, ta otsustas kuningale mitte alluda. Ja kui seda natukene kokku pakkida, siis see lugu tema jaoks, selle kuninganna jaoks, kellel oli ka üsna suur võim, see lõppus tema jaoks üsna ebameeldimalt, nimelt ta pagendati ja huvitav on see, ma lugesin ka veel üle, mis jälle räägib selle Ahasverose kuninga sellist olemist, kuningas ei lasknud pead maha võtta. Ehkki tolle ühiskonnas see ei oleks mingi ebameeldiv või üllatav otsus, sest selliseid asju juhtus. Nüüd sa kindlasti mõtled, et huvitav, mis suunas me selle jutlusega lähme. Ma ei tea, kas sind hammustas selline mõte. Et millest me räägime? Kas me räägime täna sellest, et kõik naised peavad alluma? On aegu, kus mingid sellised asju on ka välja loetud, aga tegelikult me ei räägi täna sellest, aga me räägime printsiipidest, mis on siin natukene peidetud, varjatud, mis on kehtivad, mis on täiesti olemas ja see on selle sõnumi mõte, kui etteruttavalt öelda. Aga samas ma tahan ka välja öelda selle, et see printsiip kehtib ikka. Iga mees tahab oma naise üle heas mehe mõttes uhke olla. Mehed, kas on nii või ei ole? Nüüd, siit naistele üks väike tarkus, aga lubage meestel olla siis enda üle heas mõttes uhked. See kuninganna ei lubanud ja see tagajärgi ei olnud temale väga meeldiv. Ma usun, siin võib mingeid paralleele tõmmata, sest ütleme, kui ausalt ja otsa öelda, ega siis kuningas ei ootanud striptiisi. Tänapäeva rikutud ühiskonnas avalikult välja öeldes, on ju? Kui sa loed seda lugu hiljem kodus, sa ei loe välja, et kuningas oleks mingit kõlvatust või mingit imelikku veidrust tahtnud, vaid ta tahtis teha midagi, mida iga võib-olla kuningas, kui kuningas oleks sina, ta tahtis uhkust tunda oma naise üle. Ja ometigi me loeme, et see lugu läks täiesti valesti. Ja see kogu see lugu põhjustas olukorra, et kuningas lükkab ühe käima protsessi, mille nimi on uue kuninganna leidmine. Või keegi ütles, no mitte tabavalt, aga võrdles seda, et see oli esimene missivalik ajaloos, no ma ei tea, nii ja naa, kes nõustub, kes mitte, aga las see olla. Aga kui sa loed seda raamatut edasi, sest sellesse protsessi oli kaasatud neiu nimega Ester ja tema kohta öeldakse, et ta osutus olevat ilus. Ma arvan, seal koledat ei olnudki, sellepärast ma ei tea eriti mees, kelle kriteerium oleks, tahaks koledat naist leida. Võid pärast telefoninumbri anda, kui sinu hinnang on selline. Ma olen kohtunud meestega, enamus tahavad ilusat naist ja enamus abielluvad ka ilusate naistega. Nii et tal olid ka kriteeriumid ja võib-olla vahehüppedeks sellega, et ma arvan, et sa nõustud minuga, et Ahasverosel olid mingid kriteeriumid, selleks ta korraldas selle. No siin võiks nalja teha, et kui ta ainult ilu tahaks, välist ilu, siis ta oleks trikoovooru teinud. Me ei tea täpselt, mis seal välja nägi, aga muidugi võiks pikalt ja laialt lahata, mis on ilu, kes on ilus, sest kriteeriumid on läbi ajaloo kuidagi muutunud. On inimesi, kes mõtlevad see, mis on ülevalpool, ma mõtlen pead, on kõige tähtsam, või on inimesi, kes mõtlevad, on see ainult välimusega naiste puhul seotud teatud efekt, siis on midagi, mida mina usun Jumala sõnast lähtuvalt ja nimelt see on see, et Jumal on igasse naisesse kudunud ühe ilumustri. Ja siis vastav isik peab selle üles leidma, aga see on nagu see taust ja see olukord, millesse see noor tüdruk Ester tõmmatakse.
Huvitav on veel teada, et see Ester sattus see nii-öelda juhuslikult, tema ei kandideerinud, temal ei tulnud see mõte, et mina tahan see kandidaat olla ja kindlasti peaks olema kuninganna, aga ta sattus sellesse protsessi nii-öelda juhuslikult, aga nii kummaline, kui see ka tundub, ometigi oli see osa Jumala plaanist. Mõned mõtted veel, ennem kui me läheme asja sisu juurde, mis on hea vahest välja öelda, sest minu arust, vaadates tagasi naistepäevale, mis oli eile, me üleliia tihti ja üleliia palju ei räägi sellest, ehkki tuleb ka naistekonverents, kus naised omavahel räägivad, aga vahest on hea koguduses rääkida. Esimene, mida mina selles loos näen, on see, et Jumal kasutas selle naise ilu. Tead, see on kummaline, mina olen kohanud mehi, kes teatud mõttes diktaatorina tahaks kodus valitseda ja anda naisele väga täpsed reeglid ette, mida sa võid peale panna, mida sa ei või. Kummaline on see, kui lugedes seda lugu, muidugi see räägib mehest rohkem kui naisest, kes selliseid reegleid teeb, et Jumal kasutas seda naise ilu selles loos, mis hiljem lahti hakkab rulluma, me kõik ei jõua ära rääkida, ütlen kohe ette, aga Jumal ei öelnud, et appi nii ilus, ei võtan kedagi teist. Jumala jaoks oli see midagi loomulikku ja normaalset. Ja selle tõttu ma ütlen, et Jumal on iga naise sisse kudunud selle ilu. Nüüd, huvitav on see, mis mõned punktid veel ennem kui me sisu sisse hüppama. Esiteks, kas sa kujutad ette naist, kellega toimisid iluprotseduurid 12 kuud? Mehed, meestel on kujutlusvõime. Ma arvan, et enam see 12, kui sa loed seda lugu ette, siis edasi, siis sa tead, et see, kõik need naised tegelikult, kes valiti välja ja nende seas kuningas pidi valima ühe, kellega nii-öelda abielluda, keda teha kuningannaks, siis nad kõik osalesid iluprotseduurides 12 kuud ja ma arvan, et see tulemus võtaks nii mõnegi mehe põlve nõrgaks nii-öelda. Aga ma märgiks siia juurde veel tänases ajas, vahest on hea märgata mingid asju, et seda Estrit neiut ei kastetud keemiavanni. Seal olid loomulikud iluprotseduurid ja tulemus oli väga hea, sest me näeme, kuningale see meeldis, ta valis Estri välja. Nüüd, kui me vaatame seda lugu pinnapealselt ja üldse, kui sa elu vaatad pinnapealselt, siis nii lihtne on lasta iseennast ninapidi vedada. Ja nüüd küsimus, millest tahab keegi öelda? Kui sa vaatad elu pinnapealselt, siis just, väga õige. Estri ilu ei seisnud ainult väljanägemises. Muuseas, siin on huvitavad sellised kirjalõigud, näiteks tütarlaps, kes läks kuninga juurde, ta õhtu läks ja hommikul tuli. Ehk teisisõnu, seal oli üks aeg, kus see kuningas Ahasveros õppis neiud tundma. Ehk teisisõnu, ta ei otsinud seda välimust, ta otsis sisu. Ja võt see on see, milles tihti inimesed lasevad ennast ninapidi vedada, sa võid ise mõelda, kus sa ise oled selles kontekstis. Aga võiks küsida, milles seisnes selle Estri ilu, et ta eristus nii teistest. Ma usun, ta oli teinud teatud otsused enda sees. Ja kuna me teame, et kuningas ei otsinud ainult välist ilu, vaid ta otsis ühte tasakaalu, et see väline räägib ka midagi, mis on seal pakendi sees nii-öelda, kui sellist keelt kasutada, siis pidi olema midagi, mis tõstis Estrit teistest esile. Ja me näeme neid hiljem esile tulevat. Ma toon paar punkti siit näiteks. Kohe ma leian selle siit üles, kuna ma välja ei kirjutanud. Esiteks on see, siin ütleb üks kirjakoht, kui Ester viidi kuningas Ahasveros ette, siis ta võis kaasa võtta
selle, mida ta soovis. See on 13 salm. Siis, ja siin on öeldud nii, tähendab, iga tütarlaps võis seda teha. Siis võis tütarlaps minna kuninga juurde ja temal anti naiste majas kuninga kotta, minnes kaasa kõik, mida ta soovis. Tean, millest mulle see räägib? See mulle räägib see, mida keegi kaasa võttis sinna, see räägib inimese sisust, mitte välisest. Oled sa nõus? Sa võtad kaasa neid asju, mis on tähtsad, mis on olulised. Ja mis siis oli see Estri sisu, mis lisas, mina ütleks niipidi, Ester oli inimesena, naisena hinge poolest nii ilus, et see ilu lihtsalt paistis välja ja paistis välja ka tema näolt ja see oli see põhjus, miks kuningas tegi oma valiku, ehkki me võime öelda, et jah, see oli Jumala plaan, aga vahest Jumala plaanid hakkavad nii kummalised pihta, et vahest me ei saa aru, et me oleme Jumala plaanis. Aga mul on mõned punktid, mis toovad esile selle Estri ilu. Me teame ka seda, et kogu see lugu räägib sellest, et mis on ka täna kehtiv, nimelt kehtiv on see, et alati on kurjus, mis otsib maad tulla kellegi läbi ja kui sa seda lugu hiljem kodus edasi loed, täna me ei loe neid kõike peatükki, siis seal oli Haaman üks isik, kes otsustas astuda juutide vastu ja nimelt Ester oli ka juut ja kogu selle rahva vastu, et alati on nii läbi ajaloo olnud, et kurjus otsib kedagi, kelle läbi ennast esile tõsta ja see põhjustas seal parajat segadust. Aga täna ei ole kogu selle raamatu nii-öelda esitamine minu eesmärk, vaid pigem keskendume Esterile, et mis oli see nii-öelda ilu olemus tema sees. Esiteks on see, et 4:11, ma loen paar salmi siit. Kui asjad läksid keeruliseks ja oli käsk, et siis Ester astub välja juutide kaitseks ja siin on öeldud nii, kõik kuninga sulased ja kuninga maade rahvad teavad, et igaühe jaoks, olgu see mees või naine, kes kutsumata läheb kuninga juurde siseõue, on ainult üks seadus. Ta peab surema või olgu siis, kui kuningas sirutab oma kuldkepi tema poole, ta võib jääda elama. Aga mind, tähendab Ester ütleb enda kohta, ei ole kuninga juurde kutsutud juba 30 päeva. Nüüd, siin on sobiv koht meelde tuletada, on kummaline, et läbi ajaloo võetakse mingid seadused, mis on meile väga kummalised. Ma mõtlesin täna Eesti Vabariigi kontekstis ka, appi, millised seaduse võetakse vastu, ma arvan, et sa nõustud minuga. Aga ka seal oli mingi seadus, mis on seotud kuningaga ja seal oli tegelikult surmaähvardus, mis nagu tagas selle, et kuningas saab puutumatuna olla ja selle ületamine, oled sa nõus, kui sa ei tea, mida kuningas otsustab, on üsna riskantne. Aga nüüd lugu ütleb edasi. Kui need Estri sõnad Mordokaile edasi anti, siis Mordokai käskis Estrile vastata. Ära mõtle, et sa oled kuningakojas paremini päästetud kui kõik muud või pääsed. Sest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja pääste mujalt, aga sina ja su isa pere hukkute. Ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse. Ehk teiseks, seal on Mordokai, kes annab talle nõu ja tarkust, et kuule, võib-olla see ei ole üldse juhuslikult, mis on sinuga sündinud. Ehk teisesõnu, Ester võttis ühe vastutuse astuda sellesse rolli, kuhu tema on kutsutud. Ja tead, see on ikkagi kehtiv ka täna. Jumal jätkuvalt ka täna kutsub inimesi erinevatesse rollidesse, mis kannab endaga kaasas vastutust. Ja kui sa oled selles rollis, siis on natukene sama olukord nagu Ester, et ega sa täpselt ei tea, mis saab. Sest kui Ester võttis vastutuse, siis ta ei teadnud ju, kas ta tuleb sealt eluga välja. Sest oli ju ka see lugu, kus eelmine kuninganna, ta küll elu ei kaotanud, aga ta pagendati kuhugi kaugusesse ja kõik see info on ju olemas. Aga ta võttis vastutuse ja see näitab teda, et tal oli sisu. Oled sa nõus sellega, et inimesed, kes võtavad elus
oma elu eest vastutust ja teiste eest vastutust, nendel on sisu ja see näitab nende hinge kaunidust. See on hea mõttekoht ja mõtle, kas sina oled see. Järgmine, mida Ester otsustas mitte teha, ta otsustas mitte nautida neid privileege, mis tal kuningannana oli pakutud. Ta teadlikult astus sellesse rolli, et ma elan kaasa oma rahva saatusele, ma ei jää pealt vaatajaks, sest mina mõtlen tänastele kuningatele siis, kui paljud nemad võtavad selle seisukoha, et ma otsustan mitte nautida privileege, paraku faktid räägivad, et väga vähesed. Ehk teisisõnu, nendel ei ole sisu. Aga Estril oli ja see näitab tema hinge suurust ja tema hinge olemust. Järgmine, mis oli Estri sees, tal läks korda Jumala rahvaga toimuv. Teate, alati on võimalik, me eestlastena oleme väga individuaalsed ja ütleme, et tead, las selle maaga minna nii, nagu läheb, aga Ester ei olnud, tal läks korda see, mis toimub Jumala rahvaga ja ta ei võtnud seda kergelt. Nüüd 16 salm ütleb midagi huvitavat, mis jälle väljendab seda ilu, mis Esterisse oli pakitud. Oled sa nõus, et keegi ei sünni kohe mingi sellise säraga, vaid sa pead need otsused elu käigus ise vastu võtma ja tema noore tüdrukuna oli võtnud. 16 salm ütleb, ta ütleb Mordecaile, mine kogu kokku kõik Suusanis leiduvad juudid ja paastuge minu pärast, 3 päeva ärge sööge ega jooge, ei öösel ega päeval. Minagi paastun oma teenijatega nõnda ja siis ma lähen kuninga juurde. Kuigi see pole seadusepärane, aga kui ma hukkun, siis ma hukkun. Kas sa näed seal nendes salmides midagi, mis näitab Estri hinge kaunidust, ehk ta oli valmis tooma ohvred. Ma ei tea, meile on kuidagi müüdud sellist elu, et sa võid, või sellist ideed, et sa võid läbi elu käia ja sa ei pea mingeid ohvreid tegema. Minu kogemus on see 55-sena, et see ei pea vett. Kuidas teil on? Kas sa oled läinud läbi lillepõõsa, kõik on lill, mingit kriise ei ole? Ei ole. Ja alati on mingeid valikuid vaja elus teha ja Ester oli valmis sisemiselt noore tüdrukuna, naisena tooma neid ohvreid. Muidugi siin on sobilik öelda, et teatavasti naised tihti toovadki väga suuri ohvreid, kas pere kontekstis või muud, see, et asi kestaks, aga Estris oli see olemas ja see näitab taas seda sisu, mis selle välimuse taha oli pakitud ja see paistis välja. Ma usun ka selle protsessi sees, mida ta palus Jumala soosingut. Ta palus, et Jumal annaks kordamineku nendele valikutele ja otsustele, mida ta on teinud ja selle ohvrile, see nõudes parajat eneseületsust. Kujuta ette, sa lähed kuninga ette, sa ei tea, kas sa tuled sealt eluga tagasi. Igaüks, kes on mingites säärastes olukordades olnud, teab, et see nõuab parajalt eneseületust. Mõne jaoks on eneseületus juba voodist üles tõusta. Me oleme täna nii mugevas ühiskonnas, aga tema selles rollis ei olnud. Nüüd, mis näitab veel tema sisu ja me võime mõelda, muuseas ma tahaks ette öelda, et need printsiibid ei ole naiselikud, vaid need on vaimsed printsiibid, mis näitavad inimese hinge hilu, nii et siin võivad mehed ka mõelda, kuidas on minuga lugu, aga Estri 5. peatükk 1-4 salmid näitavad midagi väga unikaalset. Nüüd, sa võid mõelda korra, kuidas sina oleks käitud. Ja 3. päeval pani Ester selga kuninglikud rõivad ning astus kuningakoja siseõue, mis oli otse kuningakoja vastas. Ja kuningas istus oma kuninglikul aujärjel kuninglikus kojas, koja ukse vastas, sa võid kujutada ette seda kuninglikku trooni ja seda suurust. Kui kuningas nägi kuninganna Estrit õues seisvat, siis leidis too armu tema silmis ja kuningas sirutas Estri poole kuldkepi, mis tal käes oli, siis Ester astus ligi ja puudutas kepi osa.
ja kuningas ütles temale, mis sul on tarvis, kuninganna Ester, ja mida sa palud? Kui see oleks ka pool kuningriiki, see antakse sulle. Milline oleks eestlase vastus? Just selle järgi ma tulingi. Just selle miljonit krooni järgi ma tulingi. Just see oligi mul puudus täpselt, et minu õnn võiks igavesti kesta. Aga ja mõtle, see Ester on täitsa kummaline olemus. Iga mees võib, kes on abielus, saab aru, et me ei saa üldse aru, kuidas naised käituvad on. Ja Ester vastab, kui kuningas heaks arvab, siis tulgu kuningas ja Haaman täna peole, mille ma olen temale korraldanud. No võiks öelda, meeste loogika, no täitsa ajuvaba vastus, see oli ju jackpot, et saada kätte see, milleks sa lähed selle kuninga ette, see on ainukordne võimalus, sa ei tea, mis edasi saab, kuidas see lõpeb. Ja see, mida Ester palub, on hoopis teine asi. Ta ütleb, pidu teha. Mina mõtlen, kui eestlane oleks seal kõrval, ta ütleb, Ester, mis pidu, nutta tuleb, su rahval on kohtuotsus tehtud, mis peos sa räägid, mis paradiisist sa tuled välja või kus mummumaalt sa tuled. Siin on selline olukord, mis otse kui karjub hoopis selle järele, et hüüda Jumala poole ja küsida abi ja öelda, et nüüd on see võimalus. Ja kusjuures kõige naljakam on see, et ta teeb seda 2 korda. Ta ei palu seda. Millest see mulle räägib? Mulle räägib see sellest, Esteri sees oli üks tarkus. Tarkus, mis ületab selle välise reaktsiooni, et nüüd on see võimalus, nüüd ma kasutan seda võimalust saada kuningalt seda, milleks ma tulin, vaid ta läheneb sellest ühe tarkusega. Siin võiks muidugi naistele pika mõtte anda, et meestele tuleb targalt läheneda, kui sa tahad tulemusi saada. Aga Esteril oli see tarkus olemas ja ta kasutas seda ja tegelikult, kui me lugu edasi teame, siis kuningas andis talle. Ta lõpuks ütles oma soovi välja ja kuningas andis selle, milleks ta sinna tuli, aga ta tuli ühe tarkusega kuninga ette. Nüüd siin sa võid mõelda oma olukordadele, kas sul on olnud tarkus teatud olukordades, ükskõik on see siis finantsvallas või isikliku valikute vallas, kas sinu sees on olnud seda tarkust? Muidugi Johannese kiri ütleb, või see Jakobuse kiri ütleb, kui ei ole tarkust, siis palu, Jumal annab, aga tal oli tarkus ja ma arvan, see tuli ta seest esile ja selle tõttu ka Ahasveros oli see kuningas, kes valis tema välja, sest ta nägi, et siin on elam kui ainult lihtsalt see väline elu, ehkki Jumal ei ole selle vastu ja kuningas oli ka kaugeltki selle mõttest, et üldse selle vastu olla. Aga midagi veel. Estril oli tark nõuandja, Mordokai, ja tegelikult ka, kui me alguses loeme ja märkame, seal oli ka üks eunuhh, kelle hoole all ta oli, kes andis talle tarka nõu ja kelle soosing tal oli. Nüüd minu küsimus on see, et me kõik ümbritseme ennast lähiringis mingite nõuandjatega. Millised on sinu nõuandjad? Ma toon siia paralleeli sellega, et ega sellel kuninganna Vestil, kes oli eelmine kuninganna, temal olid ka nõuandjad. Teatavasti igal kuningannal on ümmardajad, seal on teenijad, kes asju korraldavad ja nii nagu elus ikka, ka tema pidas nõu. Aga see nõu, mis tema sai ja mille järgi ta talitas, ei viinud teda elutrepil üles, vaid pigem vastupidi, pagendas teda kuhugi kaugusesse. Ja minu küsimus on see, et millised on sinu nõudjad? Oled sa mõtlemas üldse seda, et kus sa ammutad nõu? Ma loodan, et YouTube ei ole see, kus sa täna ammutad oma nõu, vaid sul on päris inimesed. Muuseas, ma pikin selle siia sisse. Me käisime eile GLS-il ja see on väga hea juhtimiskonverents, kui sa veel ei tea, kristlik juhtimiskonverents, kui sa see aasta ei käinud, tule kindlasti. Minu tunnistus on see, et ma olen iga aastaselt midagi head, vaimset, praktilist saanud, mida ellu rakendada, millele mõelda. Ja nüüd üks
koolitus oli seal sellest, mis ta tõi esile see, et me elame täna selles AI maailmas, et ütle, et vaata selle AI probleem on see, et tal ei ole hinge taga. Ja see on see, mille unustavad inimesed ära ja siis võivad minna mingid asjad valesti, nii et kui sul on nõuandja, siis see nõuandja peaks olema inimene, kellel on hing taga, mitte AI infot võid saada sealt, see on ju lubatud, okei, aga millised on need nõuandjad või kellega sina pead nõu? Ja siis su elukogemus kas siis kinnitab seda või lükkab ümber, millised nõuandjad on. Ma usun, need on need sisemised otsused, mida Ester oli teatud mõttes eelnevalt teinud ja see see ilu paistis temast välja, ka väliselt. Aga selle sees oli midagi, mis veel haaras mind. Jumal kasutas Estrit, et tema elu läbi teha tühjaks nende otsuste läbi, teha tühjaks kurjuse plaanid ja kas tead, see kehtib ka täna samuti. Ester on oma elu elanud ja täna on ta igavikus, aga need printsiibid elavad edasi. Kui meie rakendame neid oma elus, tema naisterahvana, sina võib-olla meesterahvana või siis naisterahvana vastavalt, kui millises soost sa oled, kui sa rakendad neid vaimseid printsiipi, siis kindel on see, sinu ja minu elu läbi sünnib see, et me teeme tühjaks kurjuse plaane ja kurjus on ikka selles maailmas, ta pole ära planeedile Mars kolinud. Isegi kui sa tahaks uskuda, mul on sulle halb uudis, et see ei ole nii, kurjus on ikka sellel planeedil, see on ka põhjus, miks need jamad meie ühiskonnas kestavad, aga Jumal tahab igat üht meid kasutada, et meie lähtuvalt Jumala plaanist teeks tühjaks kurjuse plaane ja see kehtib täna täpselt samuti. Nüüd, kuidas on sinuga, on minu küsimus. Oled sa saanud täna midagi siit, mida oma ellu rakendada? Oled sa saanud nende 8 punkti läbi midagi, mida mõelda, et aga kuidas mina teen oma otsused? Sest meid aeg-ajalt, nii nagu Ester pannakse mingite keeruliste valikute ette, ka meid pannakse jätkuvalt ju mingite valikute ette, kas ma pean otsustama nii ja mis on need sisemised pidepunktid. Kas need toovad esile minu varjatud rikutuse poole või nad toovad esile seda puhtust otsuste näol, mida me oleme langetanud. Ester kutsub järgima seda rada, sest tema elu muutus ja ma usun, ka meie elu muutub, kui me jääme nende otsuste juurde. Nii et las see hingeilu tulla sinu elus esile. Ma ei tea, kus sa täna oled, aga Jumal oma vaimu läbi kutsub selle hingeilu sisse astuma. Jah, see on protsess, mitte kõik ei lahene nipsust, aga kui sa oled järjekindel ja samm-sammult oled neid otsuseid tegemas, siis sa võid kogeda seda, et jah, ka minu elus see hingeilu tuleb esile ja ma tahan öelda väga kindlalt, Jumal märkab seda. Ta märkas seda Estri sees, isegi kui teised ennem ei näinud. Aga Jumal märkas neid otsuseid ja ta ka märkab neid otsuseid, mida sina oma sees teed, nii et tõuseme lõpupalveks. Isa taevas, täna sa oled Estri elu läbi meile ette maalinud ja esile toonud selle osa, mis räägib hingeilust. Jah, see mõjutab ka see puudutab ka välist olemist, aga see hakkab enne kõike seest. Sest nii nagu Ester ei teinud rõhuasetuse välisele, vaid sisemisele hingeilule, mis kandis teda edasi ja tõi teda selle kohale, kus tema pidi olema Jumala plaani kohaselt. Samuti toob see meid varem või hiljem, kus iganes sina täna oled. Võib-olla sa ütled, kuule, mu jalad on parajas soomülkas kinni ja ma ei pääse liikuma, aga kui sa teed neid otsuseid, siis Jumal oma väega toob sind selle kohale, kus sa võid näha neid muutusi, mida sa täna igatsed, kus tuleb see tarkus sinu sisse, mida sa võib-olla ütleb, et miks mul ei olnud tarkus selle olukorra suhtes teha või jätta tegemata. Aga see tuleb, kui sa võtad neid otsused ennekõike oma sees ja järgid seda Jumala tarkust,
mida Jumal on sulle jagamas ja Jumal oma sõna läbi ütleb, et ta on helde, ta ei tee vahet. Ta kutsub sind osa saama, selleks sina pead oma südame avama ja jätkuvalt andma oma elu, nii nagu Ester oli andnud üle Jumalale. Siis see esimene koht on küsida, kas minu elu on üle antud Jumalale. Sest südames me teeme lähtuvalt oma otsuseid. Kui kõik otsused oleks paika pidavad need, mis me oma peast teeme, siis justkui peaks maailmas kord olema, aga me näeme, et ei ole. Aga kui me järgime neid südameotsuseid ja Jumal paneb ka oma mõtted meie sisse, mida järgida, siis selle tulemusena on elu ja rahu. Ja ma tänan veel kord, et me võime õppida Esteri elust, langetada häid otsuseid oma sees ja lõppeks ka, kes ei tahaks olla ilus ja kaunis seespidi inimese poolest, nii nagu Jumala sõna seda ütleb tänases ajas. Ja ma tänan, et me oleme selles protsessis. Ja me laseme sinu vaimul tööd teha enda sees, selleks palume lihtsalt tule püha vaim ja puuduta meid jätkuvalt, et me kasvaks Jumala sarnasusse, Kristuse olemuse sisse, sest seal on hingamist ja rahu ja vabadust. Täname teda.